tahaksin rääkida natukene filmide vaatamisest. Nii nagu muusika kuulamine, tuleb ka filmide puhul võtta endale nende jaoks aega. Aga filmide puhul paratamatult rohkem, kuna ka nägemismeel hõlmab filmi vaatamist nii öelda. Et kui muusikat saab kuulata lihtsalt taustaks, siis filmi taustaks vaadata saab, aga see on hulga raskem tegevus, et film nõuab rohkem pühendumist. Minu meelest on tänapäeval filmidel mitu probleemi, mitte filmidel, aga ütleme sellele, et kust seda vaadatakse. Et esimene variant vaadatakse arvutist, teine variant vaadatakse telefonist, tahvelarvutist ja alles kolmas variant on, vaadatakse televiisorist ja korraliku kvaliteediga. Et need kaks esimest varianti on tegelikult minu jaoks ühed kehvemad variandid. Tihtipeale need, kes arvutist vaatavad, ei vaata üldse originaalfaile ega tasutud streamingu teenust, vaid piraadivad seda. Minu meelest on tänapäeval teha seda mage. Ja filmid on minu meelest mõeldud, nii nagu ka muusika, on mõeldud kuulamiseks kvaliteetselt. Ka filmid on mõeldud vaatamiseks kvaliteetselt, kas siis lausa suurelt ekraanilt, et enamik peab sellest kinno minema, või siis televiisorist, aga siiski kvaliteetselt. Ja esimene probleem on see, et Eesti telekanalid ei paku seda kvaliteetset pilti ega heli. Et see on suur miinus, et enamik inimesi ei oma tänapäeval plaate, kust filme vaadata või kui siis tõesti ainult DVD-plaate, mille kvaliteet on väga kehva. Ja seetõttu paljude vaatamine piirdubki ainult siis telekanalite saadetega ja sealt tulevate filmidega. Aga minu kogemus ütleb küll, et see rikub pool filmist ära tegelikult. Punkt 1 kvaliteet ja punkt 2 reklaamid, mis on nende filmide vahel. Filmi elamus kaob tegelikult sinna kvaliteedi ja reklaamide vahele ära. Ja seetõttu mulle meeldib osta plaate. Võtta aega filmide vaatamiseks, nende nautimiseks. Et see on üks tore tegevus, kui selleks on aega. Kahjuks selleks aega on päris vähe olnud viimasel ajal, et rohkem on olnud aega plaate osta, kui neid vaadata. Nüüd siin Deadpool 2 kiles, Spider-Man Homecoming kiles, 3 reklaamtahvlit rinnaserval kiles, Resident Evil kiles, Tomb Raider kiles, Logan kiles, Baby Driver kiles, Atomic Blonde ei ole kiles ja nii edasi. Meil on terve hulk filme, mis ma olen kiles küll lahti võtnud, aga vaadanud ei ole. Et nii see on. Aga mis ma tahan sellega öelda? Tahtsin öelda lihtsalt seda, et võiks ju panna need filmid nii-öelda taustaks mängima, et vaatan ühe silmaga ja tegelikult teen muid asju. Aga ma leian, et sellel ei ole mõtet. Et see ei ole õige viis vaadata filme. Absoluutselt mitte. Ja siiski paljud inimesed seda tänapäeval teevad, vaatavad nii-öelda ühe silmaga telefonis või arvutis ja teisega siis televiisoris. Et see rikub selle elamuse. Te ei saa sellest filmist mitte mingisugust naudingut tegelikult. Ja nagu ikka, heli on see, millest ma olen siin põhiliselt rääkinud. Paljudel jääb puudu ka sellest tehnikast, et nautida head heli. Tihtipeale ei ole isegi kõige lihtsamaid aktiivseid arvutikõlarid pandud teleril järgi, mida ma kindlasti soovitaks kõigil teha. Et lihtsalt see teleri heli läheks paremaks. Või soundbar, ka väga hea asi, et parandaks teleri heli. Pange mingid kõlarid televiisoril järgi, see parandab filmielamust, tõstab ka üldist helikvaliteeti ka muude saadete puhul ja võtke aega filmide vaatamiseks. Eriti kodus. Eriti kodus juhtub see, et filmi ei vaadata tegelikult põhjalikult, nii-öelda mõtte ja süvenemisega. Et kui ma räägin sellest, et võtta aega kuulata plaati, siis tegelikult selleks, et vaadata filmi tihtipeale, tuleks selleks minna kinno. Nii nagu minnakse kontserdile, et siis tegelikult ei tehta muid tegevusi. Ja see on selline üks suur pluss.
miks on neil sellised spetsiifilised kohad, kuhu minna ja teha ainult seda asja. Sest kodus tihtipeale ei tehta seda ühte asja, mida nagu mõelda, okei, ma nüüd teen, vaatan filmi, kuulan muusikat. See on valgub see asi laiali. Aga tasub teha. Tasub süveneda, rahulikult aega võtta, kuulata ja vaadata. See loob tihtipeale sellest filmist, mida vaadatakse, hoopis teise mulje. Et võib-olla ühe silmaga vaadates jääb palju asju märkamata ja film tundub täiesti ebahuvitav. Samas, kui oleks süvenenud, oleks saanud hoopis parema filmielamuse. Näeme peagi. Kõike head järgmise videoni.